Nii, mis sulle meeldis etenduse juures, mis ei meeldinud? Kes tahab rääkida? Mina. Nee, räägib Ranel, kuulame. Ma tahan rääkida sellest, et mulle natukene ei meeldinud see kõva hääl, kui Mirel ütles võta ta siis endale. Siis kõrvakile läks katki. Aga kuidas sa oma rolliga rahule jäid? Printsi rolliga? Nüüd, kui sa vaatasid seda ekraani pealt? Väga hästi jäin rahule sellega. See oli tundunud, et sa natuke vaikselt ütlesid? Natukene tundsin. Jah, oleks nüüd, aga see on järgmine kord teame. Nii, Aleksander, mis sina tahad öelda? Sina olid päkapikk. Kuidas sa end tundsid päkapikkuna? Hästi. Jaa. Mis sulle meeldis selle etenduse juures? Ära ütle. Kõik sobis? Aga kas mõni asi ei meeldinud, kui sa nüüd vaatasid? Mulle ei meeldinud see, et nagu kõik lobisesid. Väga õige tähelepanek. Ja ma tahtsin kahtlust sellest välja. Oota, nüüd on. Olge. Nii. Lev, kas sa tahad midagi rääkida? Mulle meeldib. Sulle meeldis? Jaa. Kõik. Kõik meeldis. Kuidas sul meeldis karu olla? Jaa. Ja meeldis? Mulle meeldis päkapikk olla. Olid julge? Ja mulle meeldib laulda. Laulda meeldis? Nii, Anna-Bellikene? Meeldis hiirekene olla? Vassilissa, sa olid meil peegel, sa olid nii tubli, kõva häälega ütlesid oma rolli. Kuidas sulle meeldis? Hästi meeldis. Aga kas mingi asi ei meeldinud ka nüüd, kui me vaatasime seda? Sa ei tohi minna võtta. Kõik oli väga hea. Muidugi oli meie parim etendus. Nii, teine laudkond, tulen teie juurde. Mida te otsustasite? Nee, palun Gustav, teine on Mait. Kuula. Mulle väga meeldib see osa ja mõned kätega mingi vehki, mõned vehkikad, aga mulle meeldis terve lugu kõige rohkem meeldis, kui teised vanemad vaatasid. Nii, Piiakene. Mulle meeldis see terve etendus ka ja mulle meeldis kõige rohkem etenduse osast, kui jõuluvana meiega tantsis. Herta, kullake. Mul oli piinlik siis, kui minu juuksed tulid ära. Seda polnud tähelegi. Minu õde pani tähele. Pani tähele, jah? Ma korra vaatasin praegust ka, et natuke oli mingi tši-tši-tši ja siis vaatasin, kõik on korras ju. Aga sa mängisid pea osa, sa olid lumivalguke. Mis tunne sul jäi? Ma olin häbelik. Natuke häbelik? Mulle tundus, et sa olid väga julge, rääkisid kõva häälega, sa tunnetasid oma osa väga hästi, oskasid olla õigel ajal õiges kohas, teha õigeid asju. Ma väga tänulik, et kõik, sa olid nagu jah. Mulle etendus küll meeldis. Meeldis, nüüd takkajärgi vaadates ka. Nii, Jakob? Mulle meeldis see osa, kus jõuluvana andis kingitusi ja siis me saame komme. Mulle meeldis see osa. Aha, aga see, mis sa praegust nägid ekraani peal? Mulle meeldis seal see, kus nad ütlesid kõva häälega, et võta ta siis nagu endale. Võta ta siis endale. Aga mulle meeldib see, kui nad ütlesid, et võta ta siis endale. See oli liiga kõva hääl. Aga tähendab, kui kõva häälega etenduses ei räägi, siis ei kuule keegi midagi ja kõigil hakkab väga igav ja kõik hakkavad lobisema, seepärast et kuule mitte midagi, aru ka ei saa. Ma arvan, et
sa oleks võinud ka ise natuke kõvema häälega oma jahimehe osa, kuigi sa olid väga tubli, sa olid nii ehtne jahimees. Ma olen teie üle imeuhke, et te nii tublid olite, nii ja teelekene. Nii, kuidas sul oli? hästi. Mis sulle meeldis meie etenduses? Kõik meeldis? Mulle meeldis kõige rohkem, kui me jõuluga tantsisime. Aga seda meie etenduses ei olnud, see oli lihtsalt jõulupeol. Küllika, ma tahan veel. Nii, kuulame. Ja mulle meeldis kõige rohkem see osa, kui teised vanemad meil vaatasid. Et uhke tunne oli, et... Mulle ka meeldis. Väga piinlik oli. Piinlik, mille pärast? Et temad... Nad tegid nalja. See oli super, mida nad tegid ju. Ma olin väga üllatunud ja mul oli nii hea meel. Vaatasid meid. No, tagurpidi pärast oli ka. Nii. Ma tahaks rääkida. Mulle meeldis, kui vanemad vaatasid ka. Ja. Aga ma väga tänan teid, sebast meil oli imeline etendus, te olete ülitublid. Kas te teinekord tahate veel midagi teha? Ükskord etendust spordisaalis puhkade päeval. Ah soo, hakkad seal ka tegema. Nii et aitäh teile, lehvitage!